alustaks hästi lühidalt sellest, et millised inimesed elavad kaua? Valdavalt elavad inimesed, kes on siis rahulolevad, enam-vähem rahulolevad, enam-vähem. Kui tavaliselt neil mingi probleem on, siis nad kas elavad selle välja kohe või leiavad suhteliselt kiiresti lahenduse. Ja inimesed, kes ikkagi pigem armastavad elu, midagi nad selles elus naudivad, midagi, olgu see kas või mõned pisiasjad. Aga just see suur vahe on emotsioonide tasandilt tunde tasandile tulla, et emotsioonid on ikka, ütleme, siis välja kujunenud reaktsioonid ainult ja toidavad meie maske siis, eks? Et maskidel ei tohi palju energiat raisata. Ja inimesed, kes kannatavad, on elu raskeks elanud, on segaduses, ei oska otsustada ja ei oska nagu lahendust leida, on omamoodi tupikus. Vot sellised seisundid on ohtlikud. Et täna lihtsalt puhastame energiat ja saadame sellised õiged signaalid oma rakkudeni, kui te tahate terve olla ja kaua elada. Ja siis te pärast tunnetate tulemust. Ja süüa, aga selle toiduga on tõesti nii, et tavaliselt me sööme üle. Jumalast nälgima ei pea, mitte kindlasti ei pea. Aga tavaliselt me ületame vajaduse piiri. Et keha saab siis tegelikult toituda energiast ka juba osaliselt, lihtsalt osaliselt enda ümber olevast energiast. Et kui teie ümber, mida rohkem on elavat energiat, siis seda kergem on kehal osaliselt kas või toituda ka energiast siis, jah. See on see, et jalutage, käige looduses ja pange koju, tooge ka lilli ja nii. Ehk siis keskkond, pidevalt tervendav keskkond, taastav ja tervendav keskkond meie ümber. Teinekord piisab, ei tasu väga ehmatada ja paranoiliseks muutuda. Teinekord piisab sellest, kui 2 meetrit eemal astuda, paar sammu. Ja juba teise mõju on 10 korda väiksem. Ja järgmisena keskenduda sellele, see nüüd läheb sellega ka kokku, kui on mingi diagnoos, mingi jama. Kas elus on midagi väga valesti? Kas on lihtsalt tunnetada väga lihtsa küsimusega, kas elus on praegu midagi väga valesti minu jaoks? Kas mingid sellised aktiivsed teemad, mis mind puudutavad, on nagu minu sees, mind puudutavad? Kas on need lahendamata? On midagi, mis väga mind häirib? Kui suures nii huvitav, et see võib täiesti olla mingi suhe sõbrannaga või sõbraga või endise mehega või naisega, suhe lapsega. Kui on midagi väga valesti, siis see annab märku. See on aktiivne teema kehas, mis on nagunii võtnud juba energiat ja nüüd ta on võimendunud, ta on andnud siis, ta väljendub ka füüsilises kehas. Siis see vajab selles mõttes lahendust ja lahendada ma lohutan, et see ei ole üldse nii keeruline. Kui on mingid teemad teie sees, mis pole siiamaani lahendust leidnud, olgu nad eilsed või seal 5. eluaastast, siis esiteks, mis aitab pöördeliselt elu muuta, esiteks on vaja mõista, et kõik inimesed annavad igal hetkel endast parima. Vastavalt oma arengutasandile. See on tõesti tõde. Et kui see sõbranna käitus pahasti või eksmees käitus pahasti või oli päris ohtlik, siis iga inimene käitub vastavalt oma arengutasandile. Tema peale on täiesti mõttetu olla pahane või kanda viha või olla solvunud või kurb. Ta on nagu ta on. Ta oli nagu ta oli selles situatsioonis. Ehk siis, kui meid muidu õpetatakse andestama, siis mina soovitan nüüd enne andestamist üldse mõista. Kui te päriselt mõistate olukorda, siis teil ei ole vaja üldse enam andestada. Nagu ma oma inimestel olen näiteks toonud, et andestamine võib ka kogemata olla täiesti ego tasandil. Et ma andestan talle, et see on täiesti ego tasandil, et see ei ole nagu päris ja ei vabasta mitte mingeid energiaid.
inimest saab mõjutada ainult läbi mõistuse. Inimene on selline, mõistus ei ole juht, mõistus on nagu sekretär, tema ei ole juht. Kui mõistust ei juhi enda looja olemus, enda vaim, siis mõistust juhib keegi teine. Nii, ja kui need olendid ründavad, siis on olnud siis need näited, et kui inimene meenutab endale, kusjuures isegi unes, kui ta meenutab endale enda päris olemust, ta samastub oma looja olemusega. Võib-olla see jutt tundub praegu võõras. Kas on mõned korrad praktikat tehas, kas selliseid praktikaid või mingi enda praktika luua? Kui samastute oma üliteadvusega, siis järsku, isegi kui rünnatakse, kui teie siis üliteadvuses, ütleme siis loojana, eks inimene looja, loojana otsustate stopp. Ei, ma ei taha teiega mängida, ei võidelda, ma tunnen, et ma valin puutumatuse. Nad peavad tagasi tõmbuma. Sellepärast, et minu looja olemus nõuab seda. Iga taotlus kannab endas jõudu, et ta ei ole nagu mantra, mida kogu aeg korrata, aga jah, koos jõuga. Kas siis on nagu ikkagi niimoodi, et ma ei peagi seda isegi mitte välja ütlema, vaid kuidagi mõttes, mõttes võib öelda, aga mõttes rääkimine, see on nagu rääkimine juba. Et see ei ole umbes niimoodi, et ma ikkagi pean selle asja välja ütlema. Ei pea, aga hästi selgelt, selles mõttes on teised mõtted siiski vaigistatud, eks, mitte niimoodi, et ma mõtlen auto peale, ma mõtlen lapse peale ja nüüd ma ütlen selle taotluse, et ma loon sellise vaikuse ruumi enda sees siiski, see võib kas või 10 sekundiga teha, eks, et selles mõttes tavateadvus on piisavalt vaigistatud, et öelda teatud taotlused väga teadlikult kohal olles, sellise sisemise jõuga ja tundega, pärast teeme, te saate aru. Veel küsimusi? Siis ma vaatan seda energiat, mu käed on nii väsinud, ma ei jaksa vehkida. Ja seal pidi mingi 3 või 5 tööd ära tegema. Ja Krissu võttis selle inimese ette, meil anti fotod. Ja siis ma lihtsalt mõttega, aga siis peab olema peas vaikus, saate aru, tavateadus peab olema vaigistatud jälle, mitte nii, et ma mõtlen seal mingist söögist ja siis võtan selle inimese, energia on selline, inimese loal kõik ja nii edasi, seal oli inimeste loal need fotod. Nad said nii-öelda tasuta abi. Ja siis mõttega puhastasin ära, ma ei näidanud, et ma käega ei tööta. Ja siis ma viisin kontrolli, need olid puhtad ja olid ära töötatud, ega seal niisama läbi ei lasta. Et taotlusega, jälle natuke rituaalidest, et ei pea ette nähtud korras kõike looma ja tegema. Teistel oli vaja enesekindluse jaoks käega töötada. Ja mina vastuutus mõnikord ka nüüd, sellepärast miks, sest inimene samal ajal tooli peal räägib. Ja siis ma võtan käe nagu kaabiks, et okei, et käsi ja pilt ei lase kunagi valesti midagi näha. Aga et tegelikult meil ei ole vaja rituaale, aga rituaalid on vajalikud selles sageduses, kus mõistus on selline veel isepäine sekretär, ei saa vahepeal aru üldse, kes ta ülemus on, ei tohi mõistust murda. Olge ettevaatlikud meetodite suhtes, mis murravad mõistust. Peksavad, kuni päriselt, kuni füüsilise peksmiseni välja, ajavad segi hulluks. No mis me saavutame? Okei, võimed lähevad lahti, aga inimene üldse nagu selles mõttes, tal on ühiskonnas üliraske elada. Et ta ei suuda enda reaalsust siin füüsilisel tasandil nagu siis enam juhtida, eks, kui mõistus on segi löödud. Siis me keskendume, kui tavateadvus on vaigistatud, vaatame isikliku elu energiat, see tuleb alati vaadata, et isiklik energia, mulle kuuluv, minu isiklik elu energia oleks koos siis puhtal kujul. Enne igat praktikat tasub alati energia üle vaadata. On võimalik istuda ja olla mõtete vaikuses tegelikult tunde. Kui mina vaatan inimestele pilte, vaatan nagu, see nii-öelda see selgelt nägimine, vaatan oma sisemise nägemisega siis situatsioone, siis minu tavateadvus on pidevalt peaaegu vaigistatud, ainult nii palju, et ma pean lauseid muidugi koostama. Aga et kui sellega harjuda, võib sellist seisundist tunde olla. Mõistuse tuleb ikkagi allutada enda looja olemusele, enda üliteadvusele.
juba sellepärast, et ta ei oleks nagu mingi kadunud laps, kes mingite mõjutuste all elab, eks. Mingite suvaliste mõjutuste all, võõraste energiate all, kes siis määravad, mida peab tegema ja nii edasi. Aga ta nagu hüppab korra nagu üle oma valmisolekust ja siis nagu ei tule midagi. Aga kui tuleb juba see 10 000 ära ja 20 000 ja 50 000, te õpite oma reaalsust niimoodi haldama, et pärast lisada see mitu miljonit ei ole enam küsimus. Aga just alguses, et ei hüppaks üle oma valmisoleku. Et näiteks ma olen alati öelnud ka, et ma ei ole mitte mingi guru ja ma ei tahagi guru olla. Minu missioon on aktiveerida inimestes oma meistritasand, oma teadlikkus. Ma siin räägin, ma annan ideid, te tunnetate, see käib teie seest läbi ja teis aktiveeruvad sellised oma võimed ja teadmised.